Päevakord on teile välja saadetud. Kas kellelgi on päevakorra osas ettepanekuid, küsimusi? Palun, Indrek Sinisaar. Küsimus. YouTube'is ei tööta volikogu istungist otseülekanne. Mõjus. Kas kellelgi on veel tähelepanekuid? Kodulehel on uus link. On uus link. Kui rohkem küsimusettepanekuid ei ole, siis paneme päevakorra hääletusele. Ta pole sisse loginud veel. Nii, päevakorra poolt hääletas 13 volikogu liiget. Indrek Lustam, kui te ka soovite osaleda, siis palun ka siis liituge meiega. Päevakorra punkt number 1. Määruse eelnõu Kiili valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023 kuni 2034 kinnitamine, esimene lugemine, ettekandja, ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja abivallavanem Priit Põldmäe, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Herete Annus. Palun. Aitäh, Marek. Tere, head volikogu liikmed, head külalised, head kuulajad. Selle eelnõu oleme siis algatanud tulenevalt sellest, et on valmis saanud uus Kiili valla ühisveevärgi arengukava. Ja selle kava koostamine on küll olnud mõnevõrra keeruline, kuna selle kava alusdokumentideks olev üldplaneering on meil hetkel muutmisel ja ka arengukava on tegelikult muutmisel. Et meie hinnangul võiks siis uue ÜEK kava üle vaadata siis kohe, kui ka need dokumendid on valmis saanud. Aga siis hetkekava on koostatud siis täna tegelikest oludest. Ja mis on siis tehtud, on siis kantud peale kõik vahepeal juurde ehitatud trassid, on siis kontrollitud põhjavee ressurssi, on seda teemat käsitletud. Ja kuna siis Kiili valda väga paljuski on hakanud mõjutama IKEA tulek sinna Kurna ristmikusse, mis on siis toonud kaasa päris suure sellise arengusurve tööstusaladele selles piirkonnas, siis on selles kavas tehtud täiesti uus peatükk pinnaveele ülemineku osas ehk meie mõte on see, et hoida siis nii-öelda seda mõnevõrra või maitsvamat põhjavett siis meie elanike jaoks ja
ja luua siis võimalus, et kui see areng sellesse IKEA piirkonnas läheb suuremaks, et oleks võimalik sinna siis nii-öelda liituda Tallinna pinnaveega ja nii-öelda ettevõtlusele siis kasutada seda pinnavett. Et need on nagu sellised põhilised asjad, mis siis selle ÜVK arengukava juures on juhtunud või tehtud. Meil on täna siin ka selle kava koostaja Toomas Kiirvoolust ja ma annaksin kohe talle sõna, aga enne siis veel nii palju, et vallavalitsuse poolt on siis parandusettepanekut tähtajaks ettepanek 24. märts. Aga Toomas, sul on juba arvuti lahti, ole hea, tule ja räägi, mis te siis tegite. Tervist, mina Toomas Piirsalu, firma Kiirvool. Olin selles arengukava koostamises üks liiget. Kava koostas peatöövõtjana oli VKM Consult OÜ projektijuht Valdo Liiv, kes täna ei saanud tulla. Aga seal oli siis nii-öelda haldavõtjana oli mina kui tehnilise osa koostaja, VK insener ja siis oli veel ka finantsist Kadri Mäsak, kes tegi finantsanalüüsi ja sotsiaalmajandusliku olukorra. Nii et kas ma saan aru, et see arengukava tegelikult on osalejatele tegelikult ka välja saadetud, et ma ei pea seda hakkama ükshaaval nagu üle kordama, vaid ma räägin kõige põhilisemast. Et arengukava, ÜVK arengukava muidu koostatakse, eks ole, 12 aastaks. Esimene 4 aastat on nagu detailsemad, on lühiajaliste investeeringute programm tehakse ja järgmised 8 on pikaajalised investeeringud, on niisugune indikatiivne areng ja arengukava peaks iga 4 aasta tagant siis nagu üle vaatama. Viimane arengukava, mis kehtestati, oli 2016, sellest on nüüd 7 aastat umbes või. Ühesõnaga on möödas, vahepeal ei ole uuendatud, nüüd siis on viimane hetk seda teha. Arengukavaga käsitletakse eelkõige tiheasustusalasid, et mitte kõike kogu valda, vaid ainult valla seda osa, kus on tiheasustusala. Ja ÜVK mõttes loetakse seda ala, kus piirkonnas, kus vähemalt 50 elanikku. Et kui on mingi väiksem küla 10 elanikuga, 10 majaga, siis see tegelikult ei ole siis nagu ÜVK arengukava mõttes nagu objekt. Juhul kui ei ole sinna moodustatud reovee kogumise ala näiteks seaduse poolt. Nii et me käsitleme arengukavas tiheasustusalasid ja kehtestatud reovee kogumise alasid. Et siis arengukavas on antud ülevaade kõigepealt siis seadustest, planeeringutest, teistest arengukavadest, mis ongi aluseks meie töö koostamisel. On antud ülevaade ka keskkonna ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast. On antud ülevaade olemasolevatest ÜVK süsteemidest, nende rekonstrueerimise vajadustest ja on antud siis ka perspektiivse ÜVK süsteemide kirjeldus ja investeeringute vajadus vastavalt arengukava koostamisel aluseks võetud prognoosidele. Ja siis selle põhjal on tehtud ka siis finantsanalüüs ja analüüsitud ka vee-ettevõtte seisukohalt, kas see on kõik jätkusuutlik ja kas see on, mis mõju selle tariifile. Et kui nüüd siis nagu sisusse minna, siis võib-olla ühisveevärk on siis Kiili vallas selline, et kogu Kiili valla ühisveevärk on ühes ühtses süsteemis välja arvatud Paekna küla. Kogu Kiili valla ühisveevärk. Siin joonisel on praegu näidatud ÜVK-ga kaetud alad, ehk see punane, hüppab sinna korraks. See punane ja isegi sinise taustaga ala on siis piirkonnad, kus meil on ühisveevärk. Ja tegelikult samas ulatuses on ka ühiskanalisatsioon. Ainuke koht, mis ei ole nagu ühtses süsteemis, ma teaks see töötab, on Paekna. On eraldi üksteises nagu kaugemal on Paekna küla. Paekna küla, jah. Teised on kõik ühes ühtses süsteemis ühendatud 3 pumplaga, kus töötab kokku 5 puurkaevu.
tegelikult füüsiliselt on süsteem ühendatud siit punktist ka Tallinna veetoruga, aga see ei ole töös. Läbi ajaloo on, ütleme viimased 10 aastat, on see, et veetoodang koosneb sellest, et umbes 100 liitrit inimese kohta on veetarve. See on kogu aeg olnud läbi aastate. Et kui elanikkond kasvab, siis kasvab võrdväärselt ka kogu aeg see veetarbimine. Et circa 10% moodustab juriidilist isikute tarbimine. Ehk kui elanike arv kasvab, siis sama võrra kasvab protsentuaalselt ka juriidilist isikute tarbimine. Ehk see kasv, ehk see veetarbimise ja toodangu kasv on olnud läbi aastate proportsionaalne, millele on nüüd natukene lisandunud juurde Kiili, selle Rae valla tootmispiirkondade tarbimine, millest esimesena oli Maxima. Maxima tarvitas suhteliselt vähe, 20 kuupmeetrit ja nüüd tuli juurde IGEA. Kui nüüd see veetoodang on, näiteks viimasel aastal oli 700 kuupmeetrit ööpäevas. Kiili vallale on eraldatud põhjavee ressurss 1200 kuupmeetrit ööpäevas. Ehk milles kõik, praktiliselt kõik on broneeritud Kiili veeettevõtte tarbeks. Ainukene veetarbija vee erikasutusloaga on Nabala põllumajandusühistu, kellel on eraldatud 22 kuupmeetrit ööpäevas. Kogu ülejäänud vesi on nagu broneeritud põhimõtteliselt Kiili KVH-le ehk Kiili valla ühisveevärgi tarbeks. Ehk 700 meil on tänane keskmine tarve, põhjavee ressurssi meil 1200, ehk kui nüüd võrrelda ajaloos tagasi, ma võin näidata äkki siin mingisugust tabelit, kus on see tarbimine ajas muutunud. Kohe peaks tulema. Siin on üks tabel, ei saaks hästi näha, aga kõige alumine number siin rida on siis veetoodang ööpäevas. 2018 oli see 543 ja eelmise aasta lõpuks 701. Ja kui nüüd, ja siis veel tahaks öelda, et nagu ütlesin, põhjavee ressurss on meil palju suurem hetkel kui tänane tarbimine. Lisaks on meil puurkaevude toodang, veetöötlusjaamade toodang on sellest põhjavee ressursist veel omakorda 40-50% rohkem. Põhjavee puurkaevude toodang on täna kuskil 1700 kuupmeetrit ööpäevas. Ressurss 1200, tarbimine 700. Ehk meil on füüsiline võimsus täna olemas. Ja kui nüüd vaadata seda perspektiivi, siis töö koostamise alguses võeti aluseks vallavalitsuse rahvaarvu juurdekasvu prognoos. See on aluseks ka tarbimise kasvuks. Ehk selle prognoosi kohaselt peaks arengukava perioodi lõpuks meil olema 9341 elanikku, kui oli eelmisel aastal 6157, millest ühisveevärgiga on meil ühendatud 8810 tarbijat ja kogu veevajadus arengukava lõpuks on 1160 kuupmeetrit ööpäevas. Ja meil oli põhjavee ressurss 1200. Ehk arengukava lõpuks põhimõtteliselt selle prognoosi kohaselt saab see põhjavee ressurss nagu otsa. Põhjavee ressurss on kehtestatud aastani 2026. Selle järgselt arvatavasti riik teeb uue põhjavee varude hindamise ja siis selgub, kas saame põhjavett juurde või ei saa juurde. Kui saab juurde,
siis põhimõtteliselt on lubatud seda rohkem välja pumbata. Füüsiline võimsus puurkaevude näol on see olemas, aga täna on nagu lepinguline maht on ees riigi poolt. Aga kuna seda me ei tea, kas see tuleb või ei tule, siis valla soovil või valla valitsuse soovil on siia projekti sisse lülitatud siis ühendamine Tallinna linna ühisveevärgiga, mille jaoks tuleb teha teatavaid investeeringuid, mis on siin kavas ka käsitletud, on vaja see ühendussõlm seal, veemõõdusõlm ja tuua üks täiendav toru tööstuspiirkonna juurde selleks, et elanikkonnale seda Tallinna vett nagu siis võimaldada elanikkond jätta põhjavee peale. Ja kui seda kaardi pealt vaadata, siis see ülemine sinine-punane taust nii-öelda, siis see on see piirkond, mis on siis selle arengukavaga nähakse ette nagu võimalus Tallinna vee süsteemi peale minna. Aga mida see nagu Tallinna veega täpselt kaasa toob, seda ma veel ei oska teile öelda. On antud hinnanguline maksumus, toru rajamise maksumus ja mingi sõlmede rajamise maksumus. Aga kas seal kaasneb veel mingisuguseid täiendavaid Tallinna vee tingimusi, neid me täna ei tea tegelikult. Eks seda peab veeettevõtte siis toimetama hakkama ja selgitama kõik vajalikud asjaolud, mis seal juures on. Ja see võimaldaks siis tõesti tööstuspiirkonnale viia pinnavesi ja see on vajalik siis, kui meil põhjavesi saab ressursina otsa. Ja kui nüüd rääkida üldse, mis siin Kiili KVKs investeeringutes vaja teha on, siis ongi see Tallinna veeühendus, mis on ette nähtud siis teostada tulevaste suurtarbijate liitumistasu arvelt. Vähemalt arengukavasse sai niimoodi kirjutatud. Ja teine investeering, mis vajalik on siis Paekna piirkonnas ühisveevärgi torustiku rekonstrueerimine. Kuna seal veetorud on suurte leked, seal on suured leked põhimõtteliselt. Ja puurkaev on samuti füüsiliselt amortiseerunud, ma ei tea. Tahtsin seda pilti näidata, aga ette. Ehk Paekna küla asub allnurgas, nendel on oma puurkaev ja lühiajalistes investeeringutes on nähtud siin puurkaevu ja kortermajade vahelise veetoru rekonstrueerimine. Lisaks on investeeringutes ka veeettevõttele torude läbipesu võimekust tõstvat investeeringut, läbipesu otsuste ehitamine ja mingi kompressorite ehitus. See puudutab veevarustust. Kui rääkida kohe kanalisatsioon juurde, siis kanalisatsioon nagu veevarustuski on ühtne kogu vallas, välja arvatud Paekna küla. Kui kogu reovesi suunatakse Tallinnasse läbi pumplate, siis Paekna külas kogutakse reovesi kogumismahutitesse või siis kui keegi on traanud mingi puhasti, siis seda ka. Kortermajade juures on meil ainult kogumismahutit. Paekna küla on määratletud ka reovee kogumisalana riigi poolt. Seal peab siis nõuete kohaselt reoveekäitlust tegema. Mujal suunatakse kogu reovesi Tallinnasse. Süsteemid või torud või pumplad, mis Tallinnasse suunavad, on dimensioneeritud võimsalt, võimaldavad siis nii Kiili Alevist ja seal tööstuspiirkonnast Vaela ja piirkonnast tarbijad kõvasti veel palju juurde lisada, et tehniline võimekus on väga suur. Täna on piiranguks Tallinna veega leping, mis näeb ette kuni 2000 kuupmeetrit ööpäevas reovee suunamise Tallinna suunal. Aga tehniline võimekus on palju suurem sellest.
Et kui me ja reovett mõõdetakse, kõik, mis suunatakse Tallinnasse, see mõõdetakse reovee mõõtekaevus ja siis Kiili KVH maksab vastavalt sellele, palju reovett suunatakse. Et lisaks suunatud veele satub torustikku väga palju kui infiltratsiooni, mis halvemal päeval on olnud 70% või halvemal aastal keskmiselt. 70% müüdavast veest on olnud infiltratsioon. Viimastel aastatel on see paranenud, on vähenenud 40%. Ehk samasugune tabel, nagu oli veevarustuse kohta, on mul ka kanalisatsiooni kohta. Ehk juhul, kui praegusel aastal või juhiti 812 kuupmeetrit keskmiselt suunati 812 kuupmeetrit tööpäevas, siis perspektiivis, ma vabandan, 812 on ikka reovesi, koos sademeveega. Perspektiivis see peaks kasvama ligi 1500 kuupmeetrini ehk väiksem kui see leping, aga maksimaalsel päeval võib see number olla ka seal 2000 lähedal ehk arengukava perioodi lõpuks kokkuvõttes võib saada Põhjavere ressurss otsa ja ka see Tallinna veega lepinguline number kogus võib saada ka piiri lähedale. See kõik siis 12 aasta pärast, nii kuidas on see valla arenguprognoos. Ja kui nüüd investeeringutest rääkida, mis vaja teha on reoveesüsteemides, siis lühiajalisi investeeringuid ei olnudki vist. On pikaajalise investeeringuna nähtud ette võimalus rajada Paeknale kanalisatsioonisüsteem ja nüüd siis kas puhastada kohalikus reopuhastis või siis suunata see Nabala reovepumplasse ja sealt lõpuks Tallinnasse. Millega seoses oleks siis kogu Kiili valla tiheastusalad kanaliseeritud Tallinna reoveesüsteemi. Aga selle maksumus on üle 500 000 euro. See ei ole käsitletav kui abi, selle eest abirahasid taotleda ei saa, kuna investeeringu maksumus ühe elanikkonna kohta kujuneb liigalt suureks, siis see on võimalik teostada, kui poliitikud seda otsustavad. Et pannakse Kiili KVH või valla raha sisse ja siis ehitatakse ainult. Aga ta on hetkel jäetud siis pikaajalise investeeringusse, et lähema 4 aasta jooksul seda ei tehta. Kui tehakse uus arengukava, siis vaadatakse selle üle, kas on tuua aktiivsetesse tegevustesse või mitte. Arengukavas on käsitletud ka sademevett, aga sademeveel puuduvad seadusandlikud nõuded. Sellega tuleb toimetada nii, nagu parasjagu võimalusi ja tahtmist on. Seetõttu ei ole siin arengukavas midagi konkreetselt öeldud, et tehke seda või tehke toda. Seda peab vald ise vaatama, kuidas tal võimekust on, rahalisi võimekust sinna panustada raha. Et see käib tavaliselt valla arengukavas, vaadatakse iga-aastaselt, et palju raha on ja kuhu me saame parasjagu panna, aga nagu on käsitletud neid probleemseid kohti, aga seda, mida teha, seda peab vald ise otsustama. Me siin arengukavas midagi konkreetselt ei ütle, tehke seda või tehke toda. See lühidalt, rohkem ma ei tahaks tehniliselt poolest midagi öelda, et ma ei tea, kui on küsimusi, kas siis... Üks hetk. Ireta Annus, palun. Aitäh. Keskkonna planeerimiskomisjon kuulas ja arutas siis seda arengukava 8. märtsi komisjonis. Meil olid mõned tähelepanekud
näiteks siis, et Paekna oli üks suur teema, mida me siis kõige põhjalikumalt seal võib-olla ise arutasime, rääkisime, et oleks tore teha mingil ajal elanike seas uuring, kui suur hulk inimesi on nõus liituma selle ÜVK-ga ja sellele võiks siis eelneda mingi analüüs ajalistest ja finantsilistest võimalustest ja ka Keskkonnaameti poolne vastus võib olla, et kas seal kandis on ka võimalik immutada, et erinevad versioonid läbi käia, aga et see on siis nagu edasi. Ja ka see vist, et veeteenuste hinnad ei muutu, et see oli selle tabelis. Veeteenuste hinnad ei muutu, jah, sellest, et... Nagu teenustele. Ja komisjon oli selle määruse eelnõu poolt üheselt. Aitäh! Nii, küsimuste voor. Indrek Rustam, palun teie esimene küsimus. Mul on esimene küsimus on tegelikult hoopis istungi juhatajale. Et meil on täna siin erinevat kirjapandust olnud 3 ettekandjat. Ehk siis abivallavanem põhiettekandjana, siis spetsialist, kes on kava autor ja seejärel kaasettekandjana Eret Annus. Et mina saan nii aru, et minul on 2 küsimust igale ettekandjale võimalik esitada. Kas ma saan õigesti aru? Te saate õigesti aru, jah? Mul on kokku 6 küsimust. Kui teil on neid nii palju, siis te saate küsida muidugi. Ja, siis ma hea meelega alustaks esimese või registreerimine ja vahepeal räägib Elariits. Kuidas te sobite? Ma arvan võib-olla, et te küsite järjest kohe, siis on nagu laine võib-olla siis. Sel juhul ma küsin esimese küsimuse, küsin ÜVK arendamiskava autori käest, et tegelikult kehtiva seaduse järgi pidanuks te kava olema ju koostatud aastal 2020. Kas te oskate seletada, miks selle kava koostamine nii kaua aega võttis? Kava vahepeal 1,5 aastat tagasi sai üks kava valmis juba. Seda ei esitatud volikogule, kuna teatud lähteandmed muutusid nii kapitaalselt, et see oleks kogu arengukava ümber muutnud. Ühesõnaga, arengukava tehti valmis tolle hetke kokku lepitud algandmetega. Ja kui arengukava juba läks nagu volikogu esitama, siis otsustati, et ei, me tahame ikka ühte asja sinna ikka veel sisse saada, seesama Tallinna veetoru, mida ei olnud. Seda oli käsitletud kui ühte alternatiivset varianti, aga kuna asjaolud Tallinna veega olid väga-väga segased, puudus kontaktisik, kellega üldse seal arutleda teemat, siis seda sel hetkel sisse ei pandud, aga kui läks kehtestamise või vastuvõtmise faasi, siis tuli see teema nagu tõsiselt üles. Kinnisvara areng oli ka vahepeal siin meil ka erakordse buumis, seetõttu see tehti otsus peale uus arengukava. Täpsustan siin selle kohe ära, et teie tegite, ma saan aru, töö valmis ja töö sai umbes 1,5 aastat tagasi valmis, aga kes see inimene siis oli vallavalitsusest, kes otsustas, et ta seda volikogule ei esita? Niimoodi ma ei oska sulle vastata, sellepärast, et koosolekul otsustati, et teeme uue. Indrek Rustam, lepime kokku, et põhiküsimus ei jaguna rohkem alaküsimusteks, et palun üks küsimus siis korraga. See on teil juba mitmes küsimust on teie. Aga ma võin nii palju öelda, et ma olin samamoodi ka siis tehniline spetsialist, mitte projekti juht. Ei, ma soovisingi teile kinnitust saada, et kust selline viivitus tuli. Ja? Et võtaksid nüüd järgmise küsimuse ja küsiks selle hoopis siis põhiettekandja käest, kelle puhul ma tean, et tegemist on ju inimesega, kes põhjalikult tunneb Rae valla tegevusi ja Kiili valla
kohustusi Kurnaküla piirkonnas, mis jääb Rae valda. Et seepärast ma küsiks hea meelega teie käest, härra Priit Põldmäe, miks ei ole see arendamise kava kooskõlastatud Rae vallaga ja kas seda peaks tegema ennem, kui me hakkame kaaluma selle määruse vastu? Ma arvan, et on täiesti võimalik ja mõistlik, et seda kava võib kooskõlastada ka Rae vallaga. Aga ma tean seda, nagu sa viitasid, et ma olen ise Rae volikogu liige, ma tean, et Rae vald on samamoodi alustanud oma ÜVK arengukava muutmist. Nüüd kahjuks, kuna ma ei ole kursis Rae vallavalitsuse tegevuses, ma ei tea, kaugele see on jõudnud. Aga ilmselt Kurna piirkonda peaks siis tegelikult tekkima uus arengukava, mida kinnitab siis tegelikult Rae vald ja Kiilik AVH, kes on määratud sinna veeettevõtteks, siis peaks hakkama just nimelt selle kava alusel seal toimetama. Et selle Toomase poolt koostatud kava, kui te vaatate, see on natukene reguleerib ka ära seda Rae valla ala, aga seda selles mõttes Kiili vald kehtestada ei saa. Ehk praeguse dokumendi juures tuleb vaadata seda kui lihtsalt kõrval olevat osa. Meie saame kehtestada ikkagi ka arengukava ainult Kiili valla territooriumil, aga ma tean, miks Toomas on seda seal natuke prognoosinud, on ilmselt sellepärast, et aru saada, mis on need mahud. Mahtu soovib Rae vald saada ja et meil oleks siis võimekus need mahud tagada. Nii, palun teie kolmas küsimus. See on selles mõttes küll teine, aga see on, ma siis võib-olla jätkan siit Priit Põldmäe käest küsimisega. Ma vaatasin, et see seletuskirja olete teie koostanud ja seal seletuskirjas olete te märkinud, et Kiili vallale ei kaasne selle määruse kehtestamisega ühtegi kulu ja ma tegelikult mõistan, et me peaksime ikka rääkima Kiili vallast kui konsolideerimisgrupist, et need kulud ikkagi tekivad konsolideerimisgrupile, on nad siis vallavalitsuse vallaeelarve kulud või on nad Kiili KVH kulud. Mõlemad on ju lõpuks üks arvestus ja üks tulemus, konsolideeritud tulemus. Ja seepärast ma küsin, et kes siis nagu kannab need olemasolevate liitujate eraldi veepiirkonda ümberühendamise kulud, kui minu teada on nende kulude kandmise kohustus veeettevõtjal. Ja kas üleüldse on Kiili valla konsolideerimisgrupis sellist raha, et neid kulusid kanda? Aitäh, siinkohal siirad vabandused, et ma selle seletuskirjas olen ennast teie jaoks ebaselgelt väljendanud. Minu mõte, et selle Kiili vallale ei kaasne kulusid, mõtlesin ma eelkõige ikkagi volikogu poolt kehtestatava eelarve piires tulenevaid kulusid. Ma ei mõelnud seal nagu selle mõiste all, sest nagu teie toote välja seda konsolideeritud teemat. Aga vastus siis küsimusele, et kes peaks kandma need ümberlülitseme kulud, siis need ilmselt peavad olema kalkuleeritud veeettevõtja poolt teenuse hinda. Ehk veeettevõtja oma teenuse hinna ees peab suutma siis tagada selle süsteemi toimimise. Uute liitumiste puhul saab küsida liitumistasu. Minu küsimus puudutas olemasolevaid liitujaid ja vastus oli ju olemas, et peab olema kalkuleeritud veeteenuse hinda. Et siit ma jätan küsimusele kaasettekandjale proua Eretannusele, et te siin deklareerisite, et see veetariif jääb nagu samaks, eks ole. Et arendades siit küsimust edasi, et kui olemasolevate liitujate ümberühendamise kulud, ma ei tea, kas te teate, kui suured need on, kui te teate, siis öelge, kui suured need on. Kui need ümberühendamise kulud tuleb arvestada veeteenuse ja kanalisatsiooniteenuse tariifi, siis kui suureks see tariif kujuneb ringde piirkonnas olemasolevatele klientidele? Aitäh küsimuse eest, aga
Ma arvan, et see küsimus on just sinna. Küsimus on Eret Annusele. Teie olete komisjoni esimees, te arvasite, et see eelnõu on piisavalt valmis, et tulla sellega volikogu ette ja deklareerisite siin, et vee hind ei muutu. Ometigi seletab abivallavanem, et olemasolevate liitujate ümberühendamise kulud, mis ma kujutan ette, ulatuvad miljonitesse eurodesse, tuleb ümber arvestada veeteenuse tariifi. Nüüd ma küsingi, kui suured need kulud on ja kui palju muutub sellest veeteenuse tariif ringte piirkonnas olemasolevatel klientidel? Meie tutvusime finantsanalüüsi tabeliga, kus on kirjas aastani 2034 teenuse hinnad elanikele, juriidiliste isikutele kanalid ja abonenttasud ja sealt oli see, mis meie saime selle teadmise, et need hinnad jäävad samaks kuni aastani 2034. Ma võib-olla tuleks Eretile appi ja ütleks, et uue piirkonna kehtestamine ei ole kohustus, vaid võimalus, et pigem on seal mõeldud seda, et kui keegi liitub, siis ta liitub ikkagi liitumistasude eest ja kui siis tekib mingi vajadus kasutada olemasolevaid trasse, siis see ongi ka selle sama liitumistasu sees juba, sest ütleb ju seadus, et kõik kulud, mis on vajalikud uue liituja tegemiseks, tulevadki liitumistasu sisse, et seetõttu ma arvan, et need võimalikud ümberühendamise kulud on marginaalsed, aga mul oleks siin volikogule ettepanek, et need on sellised igapäeva teemalised küsimused, et kui volikogul on huvi, siis oleks mõistlik kutsuda siia Kiili KVH üle andma siis aruannet, et kuidas neil läheb ja millised on nende tegevused ja kuidas nad oma tegevusi plaanivad ja kuidas nad oma rahasid arvestavad, et see oleks võib-olla väga põnev teema. Indrek Lustum, kas teil on veel küsimusi? Ja ei loomulikult. Kaks tükk on jäänud veel. Ma veel kord rõhutan, et ma ei rääkinud sellesse uude kavandatavasse ringte piirkonda tulevatest uutest liitujatest. Ma kõnelesin, milliseks kujuneb tariif olemasolevatele klientidele. Ja küsimus oli ka selles, et milline on olemasolevate klientide ümberühendamise kulu ringte piirkonnas, kui suur see on ja kuidas kavatseb Kiili valla konsolideerimisgrupp selle kanda. Need on küsimused, mida ma esitasin komisjoni esimehele ja küsimus, mida ma esitan abivallavanemale. Ma jään nagu selles mõttes enda juurde, et see ei ole kohustus ikkagi neid ümberlülitada, vaid ümberlülitused toimuvad siis, kui selleks on vajadus, et kui on mingisuguse süsteemi liitumisel tekib vajadus olemasolevaid torusid kasutada, siis seda tehakse liitumistasude eest, see, kes on huvitatud isik. Kui seda huvitatud isikut ei ole, siis võib juhtuda, et neid ei peagi ümber liituma ja me saame oma tänase olukorraga hakkama, aga kui te küsite konkreetseid kulusid, siis mul on veel kord ettepanek, et see puudutab väga selgelt meie Kiili valla Kiivi KVH osaühingut ja mul on ettepanek siis ikkagi kutsuda tema järgmine kord siia esinema ja saate kõik sellised küsimused tema käest küsida. Paistab, et ma sellele siiski vastust ei saa, et võib-olla peabki siis seda arutlema teiste tegelaste osavõtul. Aga ma küsin siis sellisel juhul veel viimase küsimuse ka. Ja otseselt ei adresseerigi seda, et eks siis otsustate ise, kes vastab, kas komisjoni esimees või asevallavanem. Et kas te teate, milline on üldse Tallinna Veega liitumise tingimused ja liitumistasu suurus? Liitumistingimused tuleb Tallinna Veega kokku leppida. Täna on selle tegevust saan mina aru juba varasemalt käivitatud. Seal on saanud
probleemiks see, et seal on rajatud üks Tallinna linna territooriumil on rajatud üks ühendustoru, mis peaks tooma siis liitumispunkti Tallinna Vee poolt vee ja selle toru omandus on kahtlastel põhjustel jäänud siis kunagi Kiili vallas toimetanud arendaja Esmeri kätte ja Esmeriga ei ole leitud siis kokkulepet, kuidas see toru omandada, et ma tean, et Kiili KVH on planeerinud arvutanud võimaliku uue toru ehitust, mis peaks jääma nende hinnangul alla 200 000 ja minu arust, Toomas, kas ma mäletan õigesti, et selles kavas võimaliku uue toru ehitamine siis piirkonda liitumispunktist võis jääda vahemikku 350 000, oli see nii? Arengukavas on meil sees toru ehitamine liitumispunktist kuni siis rae tegevus piirkonnani ja teatavad sõlmed, aga ei ole sees minu mäletamist järgi seda võimaliku liitumistasu, mis peaks olema siis Tallinna piiril. Tallinna nii-öelda liitumispunktist Tallinna suunas. Just. Ei tea seda. Igaks juhuks võin vaadata. Ühesõnaga, see on teadmata, milliseks kujuneb vajalik investeering Tallinna Vee poolt tegelikult siis selleks, et seaduse kohaselt saaks nõuete kohaselt see vesi siia Kiili valla piirkonna. See toru on vale omaniku käes nii-öelda. Aga täpse summa ilmselt selgubki, kui me oleme selle liitumislepingu sõlminud. Jah, ja Kiili KVH peaks sellega tegelema. See on nagu KVH kohustuseks pandud, et kuhu nad jõudnud on, see nüüd ometi teema. Puudub teadmine. Aitäh, Paul Puustusmaa, teie esimene küsimus. Ja, suur tänu, et siin hea kolleeg Indrek Rustam esitas tegelikult väga asjakohase märkuse, et kui on ikkagi vallas vastu võetud otsus, et mingi kava peab valmima teatud ajaks, siis ta peab valmima teatud ajaks. Et see ei saa lihtsalt toimuda niimoodi, et seda kava ei esitata, et mõeldakse ümber, esitatakse ta aasta, poolteist või 2 hiljem ja nagu põhjusi või teist sellelaadset otsust ei ole, mis seda nagu põhistaks. Ja muidugi Indrek pööras siin tähelepanu sellele, et ta tahab teada, kes siis oli see, kes otsustas selle, et see otsust muudetakse. Vastust ta muidugi ei saanud, aga see ei ole praegu minu küsimuse kontekstist nagu oluline, sellepärast et minu jaoks on pigem huvitav see teema siin, et kui siin spetsialist Toomas siis viitas sellele, et kava edasi lükkamine tulenes sellest, et lähteandmed muutusid. Ma tahaksin teada, et millised olid need lähteandmed, mis nii muutusid, et kava teha ei saanud. Mis need olid, millised lähteandmed? No ühelt poolt elanikkonna juurdekasv. Arengukava eelmine kord tegime, siis me võtsime aluseks sel hetkel kehtinud valla arengukava. See oli samal aastal umbes koostatud, mis nägi ette 180 inimest aastas elanikkonna juurdekasvu. Sellest tulenevalt tuli ka veetarbimise prognoos. Ja nüüd siis 1,5 aastat tagasi, põhimõtteliselt või 5 on läbi juba 2 aastat tagasi, ei mäleta, oli see kinnisvara buum hakkas väga, väga hoogsalt pihta ja otsustati, et meil siin tuleb nii palju kortermaju kohe, meil tuleb iga aasta siin 500-600 inimest ehk palju rohkem, kui on arengukavas. Ehk see kogu see veetarbimise prognoos on ju hoopis teistsugune. Ja siis nähti ka seda, et kuna ressurss on piiratud, ehk siis selleks tuleb ka Tallinna veesüsteem nii-öelda töösse sisse panna. Ehk see Tallinna veesüsteem tuli sisse sellest, et oli väga kõva kinnisvara arendus hakkas pihta just sel hetkel nagu. Ma arvan, et ma sain niimoodi aru sellest asjast. Elanike arvu prognoos läks nagu lakke. Mida ei olnud meil töö alguses, sellist infot meil ei olnud, et nüüd muudame prognoosi ära teistsuguseks, kui on vallas kehtiv arengukava. Indrek Rustam sõnavõtt siis vastamist ei vaja. Palun.
jah, et ma saan aru, et see on ükskord tehtud töö, mis tehti vallavalitsuses saadud valeandmete alusel ja seetõttu ei jõudnudki volikokku ja teie selle eest ei vastuta. Nüüd on see töö tehtud teist korda, loodetavasti seekord saab selle tööga edasi minna. Aga küll ma näen tänasest küsimuste ja vastuste voorust ja ka esitatud materjalidest, et see eelnõu ei ole kindlasti valmis ja küpse selleks, et temaga formaalselt rada mööda seal komisjonist läbi käia muudatusettepanekute aruteluna ja tulla teise lugemisega seal järgmisse volikokku, eks ole. Vaid siin on kaks põhimõttelist eeltingimust, vähemalt minu vaates, et see Kiili valla kava, mis omab puutumust Kurna piirkonna, tuleks tegelikult kooskõlastada Rae vallaga. Ja ennem kui seda kooskõlastust pole, ei ole tegelikult väga mõistlik kava edasi menetleda, kui Rae vallal võib siin olla omapoolseid tingimusi. Nüüd teine, kellega tuleks seda kava eelnevalt kooskõlastada, ennem kui teda kehtestama hakata, et Kiili vald ei ole isolatsioonis ja kui ikkagi prognoositakse ühendust Tallinnaga, siis tuleks Tallinna Veega see kava samuti kooskõlastada, saada sealt teada, millised on liitumise tingimused, millised on liitumise tasu ja loomulikult peaks vallavalitsus kas siis ise või kaasates KVH-d tulema ja seletama mustvalgel ära selle, millised kulud ikkagi kaasnevad olemasolevate liitujate ümberühendamiseks eraldi veepiirkonda, kes mille arvelt need kulud katab ja samuti lõpetuseks peaks KVH tõesti ära seletama meile ennem kava edasist menetlemist selle, kuidas ta kavatseb lahendada vaidluse torustike omandi üle. Et me ei ole mõtet menetleda ja siin vastu võtta kava, mille elluviimisel on printsipiaalsed takistused. Me ei tegutse isolatsioonis, me peame oma naabritega, koostööpartneritega läbi rääkima, tegevused ära kooskõlastama ja siis me saame hakata arutlema, kas need tegevused on ratsionaalsed, kas selleks ja tegevuste elluviimiseks on raha või tuleb otsida mõnda muud alternatiivset teed. Aitäh teile! Indrek Sinisaar, esimene küsimus. Aitäh! Jah, mis seda elaniku prognoosi puudutab, siis ma arvan, et see 3000 elaniku juurdekasv saab kiiremini kätte kui 12 aasta pärast, aga see selleks. Et need prognoosid ei ole ka minu arvates väga objektiivsed. Aga tahaks üle küsida, et oleks nagu selge, et seni on räägitud sellest, et elanike juurde tulemist tuleb piirata, sest meil ei jätku vett. Selles kavas saan aru, tegelikult veeressurssi on piisavalt, et vähemasti arengukava perioodiks. Ja sealt jääb ka seda üle, et selles mõttes, et need 3000 elanikku on siia teretulnud ja neile vett jätkub, on see nii. Aitäh. Siin jah. Kas vastus rahuldas Indrek Sinisaar teid? Jaa. Ela Rets, esimene küsimus, palun. Mul on selline küsimus, et 34. aastaks ööpäeva välja pumpamisel on arvestatud näiteks
seda, et vabastada näiteks mingi sinine ja roosa ala, et palju seal näiteks ressurssi järgi jääb. On sinna prognoosi võetud see, et kui juhul Tallinnaga Linnaveega liitutakse, me räägime Tehnopargist, siis seal olemasolevad kliendid täna siis vabastavad selle põhjavee ressursi. Kas seda on arvestatud siin? Ja selles mõttes, et siis nii, et prognoos on tehtud selliselt, et kõik tarbivad. Nagu näha tabelis oli, kõigi jaoks ressurssi jätkub. Aga see vajalik ühendus on tehtud võimalike perspektiivsete suurtarbijate tarbeks. Täna tarbib seal Rae valla piirkonnas siis Rae valla, eelkõige Rae valla ettevõtet, milles on umbes 50 kuupmeetrit ööpäevas ja see, mis jääb nagu Kiili poole, see tegelikult on veel palju väiksem. Võib-olla mingi suur särk äkki 70 kuupmeetrit ööpäevas on tänane sealse piirkonna veetarbimine. Et nii palju siis, aga vallavalitsus näeb hoopis seda, et sinna tuleb äkki mingi 100 kuupmeetrit, 200 kuupmeetrit ööpäevas. Suurtarbija mingisugune. See mingi ujula veekeskus näiteks või mingisugused, ma küll ei tea, kui palju nad tarbima hakkavad, aga nähakse pigem potentsiaalseid tulejaid, mitte olemasolevaid. Marek Väljari esimene küsimus. Aitäh, head volikogu liikmed, volikogu esimees. Mul on selline küsimus, et kas see Tallinna, see pinnavee pool, kas see katab ära ka sellisel juhul selle vee kasutamise vajaduse, kui näiteks põhjavesi mingil põhjusel ammendub või on seal lihtsalt see piirang saab täis, et kas seda on võimalik siis ka teistes piirkondades seda pinnavett kasutada kui, aga mitte selle tööstusalal, vaid ka teistes piirkondades? Füüsiliselt on muidugi võimalik, jah. Lihtsalt mõistlik on mitte neid omavahel nagu ühte torusse lasta, et kuskil peab mingi siiber vahel olema. Et oleks ühesugune vee kvaliteet, et tarbijat ei ole kordanud pinnavesi, siis põhjavesi, siis ei tea, mis sealt tuleb. Ja siis teine küsimuse pool on see, et see reovee piir oli küllaltki seal, või see reovee ärapool, või see on küllaltki selle piiri tasemel, et mis siis saab, kui see piir näiteks mingil päeval ületub, et seda sadevett läheb kanalisatsiooni üleliia palju ja kas siis Tallinna vesi ütleb, et nii, nüüd panen luugi kinni ja rohkem ja, see lepinguline teema, see leping on sõlmitud 2005. Siiamaani ei ole nagu seda lepingut uuendatud, pole nagu jutule saadud korrektselt. Kaire Roosileht, esimene küsimus. Küsimus KVH inimesena, et või ettevõtte, et Luige kraavid, Luige Sauki kraavid, mis on nagu need kõige esmased ja kiiremad tegevused? Luige kraavide kohta on ühele osale on tehtud üks teatav uurimistöö, kus on probleemid, kus on vaja midagi vaja ümber teha ja suurem osa veel on uurimata. Tegelikkuses on ette nähtud salvest tuleb nagu uurida, mida saab teha ja siis tuleb leida alles siin rahalised võimalused, et kust on see raha. See fakt on see, et seda ei jõua elu sees, vähemasti nii pea neid kraave või truupe korda teha, et välja vahetada. Nad asuvad, seal on juriidilised probleemid, nad asuvad kellegi eramaadel. See maade omandus kõigepealt selgeks teha, inventariseerida nii-öelda, kus nad asuvad, kes peaks hooldama, servituudi lepingut sõlmima. See pool on kõik tegemata veel, ehk vastav uurimistöö. Seda on kavas lühidalt ka käsitletud, et siuke asi peaks nagu tehtama kõigepealt. Kohalikud väidavad, kes uppuvad seal tamme peal otsas ringtee või selle kiirtee ääres, et transpordiameti või see läbijooks, mis läheb tee alt, on kõrgem tehtud, kui nende kraavid on, selle pärast uppuvad. Ei oska öelda, mul ei ole keegi kohalik sellist asja öelnud. Eks nad vist kirjutavad valda, et tehke siis tihedamalt kogu. Ma käest oleme küsinud küll kõik, mis probleemi nagu
sellist konkreetset infot ei ole. lahendusi edasi. Nii, aitäh. Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele. Ja paneme päevakorrapunkti hääletusele. Aitäh. Määruse eelnõu esimese lugemise poolt oli 9 volikogu liiget, 6 oli vastu. Määrus on läbinud esimese lugemise. Päevakorrapunkt number 2. Otsuse eelnõu niiditee T1, niiditee T2, lõimetee, nõelatee ja nööbitee T2 katastriüksuste omandamine. Ettekandja maanõunik Benno Johanson, kaasettekandja juhtivkomisjoni aseesimees Indrek Sinisaar. Palun. Lugupeetud volikogu, austatud volikogu esimees, külalised. Niiditee T1, niiditee T2, lõimetee, nõelatee, nööbitee T2 katastriüksuste omanik Medren Property OÜ on teinud siis vallale avalduse, kus ta soovib vallale tasuta võõrandada transpordi maakatastriüksused. Antud asukohas on siis kehtestatud 2 detailplaneeringut, üks siis 2012 vallavolikogu poolt Lähtse külas Kubja kinnistud detailplaneering ja Kiili vallavalitsuse poolt 2018 aastal Lähtse külas niiditee 7 detailplaneering. Nende detailplaneeringute elluviimisel on siis moodustatud need 5 transpordimaa katastriüksust, mille siis omanik soovib vallale tasuta võõrandada. Tänavarajatisele on väljastatud kasutusluba ja vara omandamise ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud annab täies ulatuses Medren Property OÜ. Aitäh! Aitäh! Indrek Sinisaar, palun! Et siis 1. märtsil toimus majandus- ja arengukomisjoni koosolek ja nimetatud katastriüksuste omandamine oli siis ja komisjon otsustas toetada seda ettepanekut ja suunata siis vastuvõtmiseks volikogu. Aitäh! Indrek Rustam, palun teie esimene küsimus. Ma ei tea, võib-olla te olete kursis ka, et ma olen vist korra vaadanud selle info, et Kiili vald kirjutanud sellest selle elurajooni ka seotud murest, et mis on sarnane Rätsepa elurajoonis oleva murega, et eeskätt see vasakpoolne tee on tegelikult maaparanduslike probleemide tõttu pidevas uppumisohus. Kas te ikka aru saate, mis te seal, missuguseid riske te sellega omandate? Antud juhul mina ei saa aru, sellepärast see ei olegi minu aru saada. Minu asi on see avaldus menetleda, tuua siia teile. Antud juhul on tegemist omandamisega ja see on minu kohustus see siia tuua. Kas seal on probleeme, mingisuguseid ehituslikke probleeme? Nendega tegeleb meil teespetsialist. Kui ehitisele on või rajatisele on väljastatud kasutusluba, siis see tähendab seda, et rajatis vastab projektile ja projekt vastab detailplaneeringule. Selle teise küsimuse ka siia registreerida siis. Teie teine küsimus? See, mida ma oma e-kirjas siis vallavalitsusele öelda, on
tegelikult see, et niisugustes madalates piirkondades elamuarenduse ja infrastruktuuri lubamiseks, eks ole, tuleks tegelikult arendajalt nõuda ennem korralikku maaparandusprojekti ja selle maaparanduse elluviimist. Ehk vastasel juhul tekib teil pärast selle tee omandamist samasugune mure, nagu tekkis sissesõidutee omandamise järel, kus tuli teha ümberehitusi vee suunamiseks tee alt, kuna pärast tee ülevõtmist hakkas vesi voolama üle tee. Ehk võib-olla oleks teil siiski mõistlik ennem nende teede omandamist paluda arendajal teha üks korralik maaparandusprojekt sinna ja see ellu viia nii, et need teed ei oleks uppumisohus, eelkõige antud vasakpoolne tee. Asjakohane küsimus, aga maaparandusprojekti nõue oleks sellisel juhul pidanud olema juba detailplaneeringus, mis on siis juba aastaid tagasi kehtestatud. Täna peab ka selle maaparandusprojekti nõude aluseks olema mingisugune dokument, mille alusel vald seda nõuab. Minul teile praegu seda dokumenti siin kohe lambist anda ei ole ja ma ei oska ka öelda peast, milline on selle detailplaneeringu seletuskiri. Aga veel kordan, et kui tänavarajätisele on antud kasutusluba, siis järelikult ta vastab detailplaneeringu nõuetele ja ehitusprojekti nõuetele. Indrek Kustam, repliik. Selle repliigi korras ma ütleks selle juurde siia, et kui omal ajal tõesti mina seda planeeringu kehtestamisega kindlasti seotud ei ole, et kui omal ajal tehti säärane viga, et maaparanduslikud küsimused ja sadevee juhtimise küsimused jäeti detailplaneeringust välja, et siis tegelikult teil ei ole mitte mingisugust takistust asuda täna arendajaga läbirääkimistesse püüda sõlmida selline kokkulepe, et ta teeb maaparanduslikud mured kord. Nii et mina küll soovitan teil ennem nende teede omandamist pidada maha läbirääkimised arendajaga ja tema vabatahtliku lepingulise panusena võtta siis need maaparandustööd ennem vastu, kui te võtate üle teede omandi. Aitäh. Marek Väljari, teie küsimus. Head volikogu liikmed, esimees. Kas ma saan õigesti aru, et kui nüüd peaks selguma, et see kõrge vesi, mis selles piirkonnas on, selle tee ära lõhub, et kas siis vald peab selle tee uuesti korda tegema oma kuludega? Ausalt öeldes ma praegu sellele küsimusele isegi vastata ei oska, see ei ole minu spetsialiteet. Aitäh, rohkem hetkel sõnavõttu soovijaid ei ole. Aitäh ettekandjatele ja paneme otsuse eelnõu hääletusele. Aitäh, otsuse eelnõu poolt hääletas 10 volikogu liiget, 5 oli vastu. Päevakorrapunkt number 3, otsuse eelnõu, Vaela külas Saare maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, ettekandja ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja abivallavanem Priit Põldmäe ja vallaarhitekt Eduard Pentman. Kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Heret Annus. Aitäh, Marek. Tegemist siis meie Kihli valla lasteaia ehituseks vajaliku planeeringuga ja ma proovin siis esialgu teha väikse ülevaate natuke nendest põhjustest, miks see eelnõu on siis sündinud ja võib-olla siis Eduard on mul siin kaasas, kes siis spetsialistina suudab siis täpsemalt planeeringu teemadel siis mind toetada.
et siin on siis näha selle planeeringu asukoht, ma usun, et kõik on sellega kursis ja head volikogu liikmed on selle planeeringu elluviimisel teinud mitmeid järelpärimisi ja ilmselgelt on arusaadavalt, et on mure. Täna on Kiili vallas probleem lasteaiakohtadega. Kiili vallavalitsus on kohtunud ka haridusministeeriumiga ja saanud ka sealt siis väga selged suunised, et leida siis üles kõige kiiremad ja paremad lahendused, kuidas siis ikkagi lasteaiakohad tagada. Ja kui me siis nende planeeringumaterjaliga tutvusin, siis ma saan aru, et esialgselt algatati planeering siis Saare kinnistul, mis oli selline kolmnurkne ala, aga siis Transpordiameti ettepanekul kaasati siis nii-öelda see Opmanite ristmik ehk siis Transpordiameti enda omanduses olev maa, et siis välja arendada ka kogu selle ristmiku lahendus. Issand, kus ma siit nüüd sain otsi. Ja siin on siis see lahendus pakutud välja planeeringu käigus, et Transpordiameti maale siis rajada selline ringristmik. Ja kui me siis vaatame Kiili valla üldplaneeringut, siis on täiesti arusaadav, miks Transpordiamet omal ajal selle nõude pani, sest et kui te vaatate, millise suure arendusala just nimelt ärile ja sellele on Kiili vald ette näinud, siis tegelikult ainuke selle ala väljapääs jooksebki siia samasse Opmani teele ja nii-öelda ainukene ristmik, mis kogu seda ala peaks teenindama, tulebki siia, nii et see on täiesti arusaadav, miks Transpordiamet omal ajal seda ringristmikku sinna nõuab. Aga siis kogu seda piirkonna arengut, nii nagu ma ka esimeses päevakorrapunktis rääkisin, on siis käivitanud siin nii-öelda IGEA tulek ja kuna see Kurna liiklussõlm, nagu teate, asub siin kahe valla piiril, kus kumbki vald on planeerinud oma arenguid. Omast käest tean, et kui me Rae vallas toimetasime, need arenguid planeerisime, ega me väga ei piilunud, et mis siin üle piiri tuleb ja ma usun, et ka Kiili vald väga palju ei piilunud, mis seal Rae valla pool tuleb, aga ühel hetkel siis Transpordiamet, kes siis peab tagama kogu piirkonna arenguks vajaliku liiklevuse, siis sai aru, et see asi ei pruugi hästi toimida ja koostöös siis kahe vallaga telliti siis uus liikluslahend. Selle liikluslahendi juures modelleeriti läbi siis mõlema valla võimalikud arengualad, arvutati sealt indikatiivne liikumisvajadus ja siis sellele liikumisvajaduse jaoks pakuti siis välja tegelikult uus liiklemisskeem. Ja kui me vaatame Kiili valda, siis ilmselgelt on aru saadud, et selle suure piirkonna arenguvajaduseks on vaja täiendavaid väljasõite, selleks on ette nähtud siis tegelikult Vuntsitsi ja Tallinna ringteele täiendavalt. Ja teine mõte, mis siis siit on välja tulnud, on see, et puudub sükene hea põhjus juhtida kogu see äripiirkonna rekkade liiklemine teiselt poolt Opmani teelt siia elamaalade vahele ja tuua ta siis siia veel rohkem siia lasteaia ette. Ja on pakkunud välja siis lahendi, et juhtida nii-öelda see liiklus siis otse Kurna sõlme ja kuna seda nähakse siis selliseks suuremaks liiklemissõlmeks, siis on pakutud sinna hoopis see ringilahendus välja. Ja nüüd, kui siis Kiili vald hakkas seda lasteaia juurdepääsu Transpordiametiga rajama, siis nii nagu planeeringus öeldud, eeldas Transpordiametiga koostöökokkuleppe sõlmimist. Me oleme tänaseks jõudnud selleni, et see koostöökokkulepe on siis meie poolt allkirjastatud ja selles koostöökokkuleppes ütleb siis Transpordiamet väga üheselt. Piirkonna arengul tuleb lähtuda sellest spetsialistide poolt koostatud skeemist, nendest lahendustest, mis siis tagavad kogu piirkonna sellise tervikliku transpordilahenduse. Ja seal on ka öeldud väga selgelt siis kokkuleppe sees, et Kiili vallal tuleb siis muuta kõikvõimalike oma sellise lahenduse elluviimiseks vajalikke dokumente. Ja selles uues lahenduses on siis
pakutud selline suundristmik välja, mis on siis siin näidatud, kus siis hakkab tulema see juurdepääs lasteaiale. Kuse tänavale jääb siis ainult kergtee ja Opmani teele tuleb siis mahasõit ja Opmani tee vaelatee siis tulevikus muutub kergliiklusteeks. Esimeses lahenduses ilmselt seda ei suleta, ta jääb ikkagi kasutusse, aga kui siis sinna Kunnade risti Raevala territooriumile ehitatakse välja see ringristmik ja võimalik ühendus siis sinna Tehnoparki, siis on võimalik see tee siis muuta kergliiklusteeks. Ja kui me räägime sellest samast ringist, siis on täna valda saabunud siis, kui me võtame nende kinnistute uus omanik, on teinud siis ettepaneku siin algatada detailplaneering, et ehitada siia siis oma logistikakeskust ja me oleme siis jõudnud selle planeeringu menetlemisega nii kaugele, et me oleme juba saanud eskiisi ja me oleme läbi rääkinud ka võimalikud kohustused ja me oleme saanud selle läbirääkimiste käigus kinnituse, et seesama arendaja, kes on kaalunud üht võimalikku lahendust esialgu juurdepääsuks ka siit kiilibetooni eest, kasutades siis seda teelõiku, aga paralleelselt on meil siis selline plaan, et kuna siin on üks riigi maatükk, siis me oleme täna alustanud läbirääkimisi riigiga, et saada see maatükk siis vallale ja läbi selle maatüki arenduse siis põhimõtteliselt luua siia võimalikud asenduselamutükid, mida siis oleks nende elanikega võimalik välja vahetada ja nii-öelda tagada siis tegelikult siit see võimalik uus läbimurre. Et selles mõttes on see Kiili vallale hea uudis, et meil on olemas põhimõtteline arendaja, kes siis nii-öelda selle meie jaoks vajaliku ringtee valmis teeb ja vallal nagu selles mõttes selle liikluslahenduse mõistes on minu arust siin kaks head uudist. Üks hea uudis on see, et me ikkagi suudame selle võimaliku arengu äripargi puhul suunata elamutest mööda, me ei too teda siia elamute vahele ja teine positiivne on see, et me lasteaia siis elluviimise jaoks vajalik investeering mahasõiduks läheb kordades väiksemaks. Et oleme siin arutanud, et ootame praegult selle lasteaia hanke tulemusi, et kui need hanke tulemused tulevad meie jaoks positiivseks, siis võib-olla oleme kaalumas, et võib-olla tasub ikkagi siis kogu lasteaed ühe korraga valmis teha, et kogu see ala siis täis hoonestada. Ja siit siis edasi minnes oleme konsulteerinud Rahandusministeeriumiga, kes on siis planeeringute osas valla järelevalve, et milline oleks siis see kõige parem viis meie arengudokumendid vastavusse viia sellega, mida me oleme siis Transpordiametiga kokku leppinud ja nende ettepanek oligi siis nagu sarnaselt see planeeringus olev transpordimaa alas olev osa siis planeeringust kehtetuks tunnistada. Nii, Eduard, kas sa tahad midagi lisada? Kõik on niimoodi ära võtnud, et mul ei ole mitte midagi lisada. Kas sul kõik, Priit? Praegult vist sai kõik. Aitäh. Heret Annus, palun. Aitäh. Keskkonnaplaneerimiskomisjon arutas seda siis oma viimasel komisjonil 8. märtsil ja me oleme ka eelnevalt sisuliselt iga kuu kogu selle aja ja selle saare kinnistu liikluse erinevate lahenduste ja protsessidega kursis olnud ja seekord olime siis selle muudatuse ettepanekuga ühäälselt nõus. Aitäh. Kas kellelgi on küsimusi? Indrek Lustab, palun, esimene küsimus. Ma olen ka püüdnud kursis olla selle teemaga, mida te seal planeerite vallavalitsuses ja olen
püüdnud eelkõige leida dokumente vallavalitsuse dokumendiregistrist ja minu jaoks oli selles mõttes täna uus informatsioon see, et Transpordiametiga on sõlmitud leping. Mina ei ole seda dokumendiregistrist leidnud, vastupidi leidnud hoopis Transpordiameti kirja, milles nõuti olemasoleva planeeringu elluviimist. Aga mul on niisugune protseduuriline küsimus, et kui ma palun fraktsiooni nimel 5-minutilist vaheaega, kas te selle 5 minutit jõuate mulle meili peale saata selle lepingu, et ma jõuaksin kiiresti tutvuda, kas Transpordiamet tegelikult ka nõustub vallavalitsuse poolt kavandatud. Mul on, ma ei tea, kas tohib, hea volikogu esimees, tegelikult on hea meel, et täna on meil siin istungil viibimas ka Kiili valla elanikuna Transpordiameti esindaja, et ma ei tea, Hannes, kas sa oled valmis minu sõnu kinnitama või ümber lükkama, et volikogu liikmed saaksid kindluse, et selline asi on toimunud? Jah, selline leping on olemas ja saadetud Kiili valda. Ma ütlen, et ega mina ei imesta selle, ma replii korras ütlen, et ma ei imesta selle üle, et olulised dokumendid ei jõua dokumendiregistrisse. See on värskelt sõlmitud leping siin, kas eile või üleeile. Ja, et ma veel täna vaatasin enne volikokku tulekut, vaatasin dokumendiregistrit, seal seda lepingut ei olnud. Et ma ei imesta, et vallavalitsus salastab olulisi dokumente, et siin ei ole midagi imepärast, aga ma palun 5-minutilist vaheaega ja palun selle aja jooksul saata minu meili peale indrek.krustam@kiilivald.ee see leping, et ma saaksin ta läbi lugeda. Vaheaega 5 minutit. Jah. Tehniliselt võimalik seda saata. Kas sa tuleb lisada ise? Marek.
meie kantseleiga ja nad ütlevad, et me nii kaua, kui ei ole avalikustatud, on see dokument asutuse siseseks kasutuseks. Meil oli kahjuks võimalik teda varasemalt jagada, aga kui see kindlasti muutub avalikuks, siis on kantseleil info olemas ja teile saadetakse see kokkulepe. Indrek Rustam, repliik. Leidis aset minu väite kinnitamine, et olulised dokumendid Kiili vallas on salastatud, määratud asutuse siseseks kasutamiseks, isegi volikogu liikmetele ei võimaldata nendega tutvuda, ennem kui nad on sunnitud vastu võtma otsusest. Seetõttu mina arvan, et see otsus sellisel kujul, nagu praegu on esitatud, ei ole võimalik vastu võtta, sellepärast, et volikogu liikmed ei ole saanud piisavalt informatsiooni selle kohta, kas antud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast selle muudatuse tegemist, osalist kehtetuks tunnistamist, on võimalik ja kuidas see on võimalik. 5 minutiga on võimalik saata e-kiri ja ma arvan, volikogu liikme eest ei peaks olema vaja varjata vallavalitsuse ja transpordiametiga sõlmitud lepingu. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi pole. Täname ettekandjaid ja paneme otsuse eelnõu hääletusele. Aitäh! Otsuse eelnõu poolt hääletas 8 volikogu liiget, 7 oli vastu. Päevakorrapunkt number 4, vastus arupärimisele, ettekandja vallavanem Aimur Liiva. Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed, kolleegid. Esitati arupärimine eelmisel vallavolikogu istungil numbriga 11. Ja vastame siis arupärimisele küsimusele nende esitamise järjekorras. Kiili vallavalitsuse poolt volikogule menetlemiseks esitatud volikogu otsuse eelnõu numbrit seletuskirja kohaselt 10-rühmalise lasteaia ehitamine tänaste ehitushindadega elementlahendusena läheks Kiili vallavalitsusele maksma arvestuslikult 6,8 miljonit eurot, tagab kohad kuni 220 lapsele, arvestades juba olemasoleva laenukoormusega ei ole vallal hetkel võimalik sellises mahus laenu võtta. Tuumärgid lõpevad, palun tooge välja rahaline summa, täpsus klass 0,5 miljonit eurot, millise jääks eespool toodud maksumuse juures Kiili vallal puudu, teisisõnu, kui palju oleks vaja veel laenu võtta, et rajada 10-rühmaline lasteaed Vaelasse, kui ülaltoodud täpsusklassi arvestades ei ole võimalik summat välja tuua, siis nimetage see põhjus, et miks ei ole. Vastus. Ehitushinnad on viimase paari aasta jooksul teinud läbi väga suuri kõikumisi, mistõttu paljud omavalitsused on olnud sunnitud loobuma plaanidest, mis olid varasemalt tehtud. Ajal, mil ehitushinnad on väga kõrged, ei ole mõistlik ja tihti ka võimalik ehitada. Selline aeg oli märtsikuus 22 kuni eelmise aasta lõpuni. Täna on täheldatav juba teatud hinnalangus, meil on ka hankeinfot teistelt valdadelt, Saue vallast näiteks. Aga tõe kriteerium on lõpuks riigihange ja selle käigus esitatud pakkumised, mitte eelarves ette nähtud summad. Riigihanke pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. märts 2023. Kiili varahalduse sihtasutusel on hange ju välja kuulutatud. Teine küsimus, kui suur on eelduslikult 6-rühmalise lasteaia hoone ehituse maksumus Saare kinnistule? Millised suurusjärgus kulud kaasnevad avaliku kasutusega muule infrastruktuuri maale, ilmselt peaks olema infrastruktuuri rajamiseks? Vastus. Eelarves oleme kavandanud selleks 5,5 miljonit eurot. Mahasõidu rajamise täpne maksumus Kurna-Tohavalt Saare kinnistule selgub pärast projekteerimist. Eeldatav hind on 100 000 – 150 000 eurot.
3. küsimus, kui palju maksaks eelduslikult 6-rühmalise lasteaia laiendamine 10-rühmaliseks lasteaiaks, kui sellise laiendamisega seotud ehitustegevus läbi viia näiteks aasta hiljem eraldi etapina? Vastus, eelduslikult on see sama ruutmeetri hinnaga, mis 6-rühmalise lasteaia rajamine. Hoone on nimelt kavaldatud moodulehitisena ja täiendavate rühmade lisamise vajadusega arvestatakse juba ehituse käigus. KVS-i eelkalkulatsiooni põhjal maksab hiljem rühmade lisamine circa 1,5 miljonit eurot. 4. küsimus. Kiili vallavalitsuse poolt esitati Kiili vallavolikogu 20. oktoobri 22 istungil otsuse eelnõu volituse andmine rahaliselt hinnatava kohustuse võtmiseks koos seletuskirjaga. Kes ametnikest on selle eelnõu seletuskirja koostajad või eelnõu koostamisel osalenud? Vastus, haridusnõunik Tagi Torbek koostas sisuliselt ja vallasekretär ja tema abi siis aitasid vormiliselt panna asjad paika. 5. küsimus. Loetlege sisulised rendi- ja üürilepingu erinevused, kumba kasutuslepingu sõlmimiseks taotleti volikogult volitust. Vastus siis jah, taotleti rendilepingu sõlmimiseks. Üürileping annab üürnikule õiguse üüritavat asja ainult kasutada, rendilepingu puhul on rentnikul seevastu lisaks õigusele renditavat eset kasutada, ka õigus seda soovi korral edasi rentida. Selle kohta on näiteks üks artikkel, mille aadress on siin välja toodud. Loetlege põhjused, miks peaks Kiili vald eelistama ruumide üürirenti olukorras, kus tähtajalise ruumide üürirendiga kaasnev pikaajaline finantskohustus on sisuliselt sarnane pangalaenuga seotud kohustusega ehk piirab samas mahus valla edasist laenuvõimekust. Vastus, Kurnatee rendileping on sõlmitud põhjusel, et seeläbi on võimalik saada lasteaiateenuse pakkumiseks vajalikud ruumid kiiresti selleks sügiseks ning koos Vaela lasteaiaga luuakse 2024. aasta jooksul kohti lõppkokkuvõttes palju rohkem, kui neil oleks võimalik ehitada ainult Saare kinnistule. Saare kinnistule on põhimõtteliselt võimalik ehitada 10 rühma, mitte rohkem. Palun esitage arvutuskäik, mille alusel jõuti tulemuseni, et üürilepingu perioodi 10 aastat kujuneb üüri kuluks kogumaksumusega 10 aastate lõpuks 2,3 kuni 2,7 miljonit eurot ilma käibemaksuta sõltuvalt tarbijahinnaindeksist. Vastus, eeldatav rendi koguhind on arvutatud vastavalt hankes kujunenud ruutmeetri hinnale. 8. küsimus. Kui suured on Kurnatee 9 ka seotud rajatiste prognoositud kommunaalkulud vallale 1 aasta jooksul ja 10 aasta jooksul esitada arvutuskäik ja andmed, mille järgi tulemuseni jõuti? Vastus, kommunaalkulud, mis on teatavasti elekter, vesi ja muu säärane, on täiesti uue hoone tavapärased kommunaalkulud ning need ei sõltu sellest, kas tegu on rendipinna või omavalitsusele kuuluva pinnaga. Lasteaiateenust on vaja osutada ning viidatud kulud on igal juhul osa teenuse ennast ükskõik millises majas. Kiili varahalduse sihtasutus kavandab need enda eelarvesse vastavalt senisele kogemusele teiste lasteaiamajadega selles ruumide mahus, mis Kurnatee 9 rendilepingu raamesse kuulub. Ehk me rendime sealt 7 rühma ja üldpinda, mis enda juurde kuulub. Küsimus 9. Kas on analüüsitud, milline võiks olla potentsiaalse lastehoiuteenuse pakkujate poolt vallale osutatava lastehoiuteenuse kulu valla jaoks lapse kohta? Palun esitage see analüüs ja ennustus koos arvutuskäiguga, mille alusel tulemuseni jõuti. Vastus, küsimus ei ole aktuaalne, kuna hetkel on selge, et Kurnatee 9 hakkab vald osutama renditud pindadel munitsipaallasteaiateenust samadel alustel teiste lasteaiamajadega. Erandiks on 3 rühma, mis omavalitsuse rendilepingu alla ei kuulu, mida hoone omanik kavatseb ise eralasteaia hoiuteenuse pakkujatele välja rentida. Ja nende osas kehtib siis, nende 3 osas kehtib siis volikogu poolt vastu võetud Kiili vallavolikogu määrus, mis sätestab siis seda, kuidas me lapsehoiu ja eralasteaia teenuse eest toetame. Ja see toimub analoogiliselt teiste sarnaste asutustega, ükskõik milliste hoidudega. Hetkel teenust kasutavate laste näitel on keskmine kulu kuus vallale 485 eurot ja kogu kulu Kurnatee 9 hoiuteenuse puhul sõltub sellest, kui paljudele lastele hakatakse seda teenust pakkuma. 10. küsimus. Kui palju läheks planeeritud lastehoiuteenus maksma lapse vanematele igakuine teenustasu? Vastus, Kiili laste erinevates majades on ühesugune kohatasu ja see hakkab kehtima ka Kurnatee 9. Lisaks majja kavandatavate erateenuse pakkujate puhul kehtib eelmises punktis viidatud volikogu määrus, mis sätestab lapse vanema jaoks sama hinna, mis Kiili lasteaias. Küsimus 11. Kuidas on planeeritud laste toitlustamine, kus toit valmistatakse ja kes toidu valmistab?
Vastus, kuna T9 lisanduvate munitsipaallasteajarühmade toitlustamine korraldatakse koolimaja ühisköögis sarnaselt ülejäänud Kiili lasteaeda. Vaeva lasteaia valmimisel liigub kogu lasteaia toitlustamine sealsesse uude suurkööki. Küsimus 12. Kas Kiili vallavalitsus on kaalunud lastehoiuteenuse saamiseks ühendust võtta potentsiaalsete lastehoiuteenuse pakkujatega ja viia nad kokku potentsiaalsete ettevõtjatega, kes pakuks puudujäävate lastehoiukohtade defitsiidi vähendamiseks lastehoiuteenuse pakkujatele ruume üürile Kiili vallas? Vastus. Hoiuteenuse pakkujate leidmine on arendaja korraldada. Kui arendaja peab vajalikuks küsida täiendavat infot võimalike teenuse pakkujate kohta, siis Kiili vald on valmis seda infot arendajale jagama. Arendajatele. Lastehoidusid ei ole Kiili valda seni rahatud põhjusel, et sobilikke ruume ei ole leitud. Meil on ainult üks lastehoid, see on Luigel. 13. Miks ei tegele Kiili vallavalitsus talle seadusega pandud kohustusega tagada elanikele lasteaiakohad nõudlusele vastavas äratuntavas mahus? Vastus. Kiili vallavalitsus tegeleb sellega intensiivselt ja sellega nõustub ka Haridus- ja Teadusministeerium. Lähema 1,5 aasta jooksul on vallas rajamisel 13 lasteaiarühma ja 3 hoiurühma ning sõltuvalt hanke tulemustest ja finantsseisust on võimalik, et neile lisandub vaelas veel 4 aiarühma juhul, kui see peaks olema finantsiliselt võimalik. Nii et number on päris märkimisväärne. Loetlege põhjused, miks peaks maksumaksja raha kulutama eralastehoiukohtade loomiseks? Vastus. Kiili vallavalitsus ei kuluta raha eralastehoiukohtade loomiseks. Oleme siiski seisukohal, et lastehoiuteenus on kuni 3-aastaste laste puhul täiesti sobiv ja analoogilise kvaliteediga haigusvõimerühm. Loodetavasti saab see lähiajal ka seaduses niiviisi sätestatud, ATM-is on seaduseelnõu menetluses. 15. Milline on Kiili vallavalitsuse hinnang tõenäosusele, et lastehoiuteenuse järele kaob nõudlus ja lapsevanemad esitavad Kiili vallale nõudeid, sundides valda täitma seadusest tulenevat kohustust tagada lasteaiakoht Kiili vallas? Vastus. Kiili vallale nagu ka naabervaldadele on vastavaid üksikuid nõudeid esitatud, kuid ühtegi kohta see hetkega juurde ei tekita, ning keegi seeläbi kiiremini või väljaspool järjekorda kohta ei saa. Juhime veel kord tähelepanu, et lähitulevikus on Kiili vallas loomisel väga suur hulk lasteaiakohti, 13 on käsitletud. Hoiuteenuse järele nõudlus Tallinna linnapiirkonnas ka ei kao ja seda eriti juhul, kui teenust pakutakse samaväärsetes tingimustes. Lisaks on hulk lapsevanemaid isegi huvitatud teistmoodi teenusest, näiteks Montessori põhimõtteid järgnevast ja nii edasi. On vastatud. Indrek Rust on teie esimene küsimus. Jah, et mul on tegelikult ääretult hea meel, et ma olen arvu kordi pöördunud vallavanema ja vallavalitsuse poole kriitikaga, et kõik see, mis on meile enam pool aastat räägitud lastehoiuteenuse korraldamisest Kiili vallas nii, et vallavalitsus rendib 10 aastaks eraarendaja poolt ehitatud lastehoiuhoone ja siis hakkab seal allrendile andma lastehoiuteenuse pakkujatele ruume ja et see kõik on osutunud tegelikult nii-öelda lootusetuks, järjekordseks lootusetuks vallavalitsuse algatuseks. Ja mul on hea meel, et vallavalitsus on tegelikult tagasi jõudnud oma kohustuse tunnetamise juurde ja see kohustus on pakkuda lasteaiateenust ja ma rõõmustan selle üle, et tulenevalt minu ja minu kaaslaste kriitikast siin volikogus on vallavalitsus tunnetanud oma kohustust pakkuda lasteaiateenust ja kavatseb seal need munitsipaallasteaiarühmad siiski luua. See muidugi ei ole mingi õigus. Kas see oli küsimus või oli see repliik? 2 minutit aega vallavalitsuse lollusele maksta eraarendajale rohkem, kui see asi läheks maksma siis, kui vald oleks ise
valmi ehitanud, aga vähemalt inimesed saavad oma teenuse kätte. Nüüd minu küsimus puudutab ikkagi seda, kumma lepingu te siis lõpuks sõlmisite, kas hankes ja hankedokumentide koosseisus olnud üürilepingu või rendilepingu? Leping on sõlminud Kiili Varahalduse Sihtasutus. Jaa, aga kumma lepingu ta sõlmis? Volitus on antud rendilepingu tegemiseks. Kui me oleks üürilepingu teinud, siis meil ei oleks olnud võimalik seda edasi rentida, nii nagu algselt plaan oli. Aga see küsimuse kohe siia otsa ära, et volitus anti rendilepingu sõlmimiseks. Riigihankes oli üürilepingu projekt. Et kumb leping siis ikkagi KVS-i poolt lõpuks sõlmiti? Rendileping on sõlmitud. Veel kord kordan, üürilepingu puhul ei oleks võimalik ise edasi rentida. Aitäh. Helena Volkova, teie esimene küsimus. Aitäh. Ma küsiksin, kas Kurna T9 loodavasse munitsipaallasteaeda tegeletakse ka juba personaliotsingutega? Vastus on jah. Meil on lasteaias ka inimene tööl, kes selle ülesande ette võttis. Ja loomulikult see on keeruline väljakutse, aga me anname endast parima ja kuna maja on ka sellises seisus juba, et aknad on ees ja katus peal, siis pikalt aega ei ole. Et kui nad juulikuu lõpuks selle valmis saavad, siis me tahaks ikkagi sügisel lapsed sisse saada siin. Indrek Sinisaar, esimene küsimus. Aitäh. Et arupärimise esimese küsimuse vastusest loen välja, et riigihangete pakkumise esitamise tähtaeg on 23. märts 2023. Ja võtan siis selle riigihangete hanke ette ja üllatust, et on mindud hankesse pooliku projektiga, kus on siis siiamaani on, ma saan aru, eri osad on veel projekteerimisel. Ja seega ei ole hankijad saanud oma pakkumistega tegeleda ja ilmselgelt see tähtaeg lükkub edasi. Et minu küsimus on see, et miks mindi hankesse pooliku projektiga ja mis on see hankele lõplik tähtaeg? Aitäh. Kui on täiendavaid küsimusi hankes ja neile on vaja vastata, siis võib olla tõenäoline, et seda tähtaega peab ka pikendama. Mis see täpne kuupäev on, seda ei ole siin hetkel võimalik öelda. Aga veel kord kordan, et Kiili Varahalduse Sihtasutus tegeleb selle hankega ja neil on need asjad läbi mõeldud. Et loomulikult see on väga ajakriitiline kõik. Et nagu te teate, siis seda kohta on kohe vaja. Indrek Rustam, repliik. Repliigi korras küsin, et kas te ikka teate seda, et hankija ei tohi sõlmida teistsugust hankelepingut kui see, mis riigihanke tingimustes oli esitatud? Indrek Rustam, me hindame teie osavust muidugi, aga tegemist on praegu repliigiga muidugi. Repliik. Just, aga see seadus küsimust hoopiski. Retoor. Indrek Sinisaar, palun teie küsimus. Et siit arupärimisest siis saime teada ja siin sotsiaalmeedias ka, et Kurna T9 siis 7 munitsipaalrühma avatakse. Et mul on see küsimus, et kas tegemist on äri- ja tootmismaaga, et kas munitsipaalrühmad ja lasteaia teenus saab sellise kinnistul nagu tegutseda? Vastus on jah. Seal ei ole mingit vahet, omavalitsus võib rentida pinda. Kui omavalitsus ise hakkaks ärimaale ehitama lasteaeda, siis see oleks probleem ja seda ei saaks teha. Aga kui on olemas olevad pinnad, sobilikud, nõuetele vastavad, siis rentida neid võib. Seda on tehtud korduvalt. Muuhulgas ka Kiili lasteaia Uuesalu filiaal töötas aastaid niiviisi, et oli rendipindadel. Rohkem küsimusi ei ole. Ja oleme jõudnud päevakorrapunkti number 5. Vallavanema informatsioon, palun. Kõige tähtsam informatsioon vist hetkel on see, et arengukava konkurs oli siis hange, olla lihthank piirmäära ja hange, mis oli välja kuulutatud. Sinna laekus 3 pakkumist. Oli
Kumulus oli Tartu Ülikooli Rake ja Püramiid OÜ. 2 esimest olid hinnaklassis 27 000 ja teine oli täpselt poole odavam, või see 3. õigemini siis, mille hinnaklass koos käibemaksuga jääb 13 000 ja 14 000 vahele. Nii et võitjaks osutus ja edukaks siis Püramiid, konsult. Ja on olnud ka nendega esimene kohtumine vallamajas tehniliste asjade täpsustamiseks ja ajakava täpsustamiseks. Ja palun aktiivselt kaasa lööma selles protsessis kõiki. Et paneme ka välja selle ajakava kenasti ja mul on juba isegi jõutud panna. Et see on teada, millal ja kus. Tulevad kaasamisseminarid ja muud asjad. Sellega on siis nii. Ja ülejäänud osas on selline tavapärane töö ja tegevus, et ega ei ole mõtet siin välja mõelda mingisuguseid suuri uudiseid. Et me igapäevaselt teeme seda, mida me kõik peame tegema. Palju hakkab vaikselt läbi saama ja lumeteemad ja asjad vajuvad nüüd tahaplaanile ja vaatame siin ehituste peale juba, et siin on kooli juures vaja sellel aastal teha ära need kõnniteed ja värgid, mis said edasi lükatud selleks ajaks, et oleks koolivaheaeg. See on päris suur asi ja siin on ka jällegi Transpordiametiga koostöös palju tegemist selles mõttes, et tegu on riigimaanteega siin kooli juures. Aga seal on kõik kooskõlastused, asjad on korras, projekt on olemas, nii et põhimõtteliselt läheme hankesse, et seda siis nagu tegema hakata. Ja loomulikult ka mõned muud väiksed tee-ehitused siin ja seal mujal. Ja rohkem ei ole uudiseid, on küsimusi. Kaire Roosilehel on küsimus, palun. 24. märts on nüüd meie Luigel seal ringtee juures Rimi sarikapidu, et küsin, et kunagi oli päevakorras meie kaupluse tulemine, kuidas sellega läheb? Sellega hetkel ei lähe kuidagi selles mõttes, et detailplaneering ei ole jõudnud sellesse faasi, et seal mingisugust ehitustegevust hakkaks lähiajal paista olema. Ja kas see tuleb, ei tea, aga see sarikapidu on ja isegi kutse on. Ja seal selles uues Rimis, millel see sarikapidu on, seal on, nende info järgi on 70% neist allrentnikest põhimõtteliselt nagu teada. Enam-vähem, et kes siis tulevad. Selles mõttes tekib üks selline korralik koht Luigele ka. Indrek Rustamil on küsimus. Millised on korraldatava jäätmehanke tulemused? Õige. Tänan küsimuse eest ja meeldetuletamise eest. Tõepoolest, aga oluline asi, toimus korraldatud jäätmeveo hange. Tehti 2 pakkumist. Üks oli Raagen Sels, teine oli keskkonnateenused. Ja soodsama pakkumise tegi keskkonnateenused. Siis osutus ka edukaks. Ja kellega siis me läheme lepingusse pärast seda, kui on need vaidlustustähtajad ja asjad möödas, see tuleb alati nagu ära oodata. Ja tulemused on meeldivad. Selles mõttes, et hind on soodne. Indrek Sinisaarel on küsimus vahepeal. Selle Kurnatee lasteaia maja juurde tagasi, et kui suured rühmad on seal plaanis avada? See on nüüd tehniline küsimus natuke minu jaoks. Et ma jään siin hetkel vastuse võlgu, et see on haridusnõuniku ja lasteaia direktori koostöös. Kaire Roosileht, teie küsimus? Küsin nüüd siis ametlikult, et mis selles hankes nagu kas on mingeid muudatusi eelnevad? Jaa,
seal on palju muudatusi. Seal on see asi, et muutusid riigiseadused ja tuleb biojäätmeid eraldi koguda igal juhul ja neid kas komposteerida või siis üle anda. Mõlemad variandid on lubatud, aga seda peab kindlasti tegema. Et see on nagu kõige suurem muutus ja lisaks on veel sellele sorteerimisele kui sellisele rohkem tähelepanu pööratud, ehk siis kui siiani pääses ühe prügikastiga nii-öelda eramaja juures, siis tulevikus ei pruugi pääseda. Aga see on tohutu selgitustöö, tohutu kommunikatsioonitöö, selline hoiakute muutmise töö selles mõttes, et see seisab ees ja selleks me peame kõik nagu valmis olema. Pakendite kohta tuleb siis selline muutus, et kui seni sai neid kollaseid kotte ja asju ainult Kiili Alevis ja külades nagu ei saanud, Vaela külas näiteks ei saanud, kuna selle nimes oli küla, siis nüüd on terves vallas võimalik saada pakendikoti teenust. Indrek Lustam, teine küsimus. Kaire küsimusele jätkuks, et tavakodanikke, nii nagu ka mind, puudutavad eelkõige konteineri tühjendamise tariifid ja kas te võite öelda, et need tariifid seal 140-liitrisel, 240-liitrisel konteineril, kas nad võrreldes täna kehtivate tariifidega muutusid soodsamaks või kallimaks? Veidi soodsamaks. Aga täpsete numbrite osas ma arvan, et on mõistlik, kui siia tuleb rääkima spetsialist, kellel on siis ette valmistatud see asi kenasti, aga soodsamaks jah natuke. Marek Väljari küsimus. Aitäh. Ma küsin ühistranspordi kohta, et kas praeguse vedaja see töö kvaliteet on läinud paremaks, et enam ei tule bussijuhte juhendada, et kuhu nad sõitma peavad ja need väljumist ajada? Tundub, et on. Selles mõttes, et ei ole nagu jõudnud vallamajja sellist asja, nagu siin sügisel oli. Et ei ole neid pöördumisi, eks iga algus on raske ja uus vedaja ja sisseelamise aeg, et tundub küll, et on parem. Indrek Lustam soovib sõna. Jah. Iseenesest kõigile vallaelanikele on see kahtlemata meeldiv uudis, et konkurents ja hanked, kus see konkurents avaldab, toob tegelikult hinna alla ja seda enam püstitab see küsimuse, miks oli vaja selle hankega ülemäära kaua venitada, miks oli vaja selle hankega välja tulla nüüd, aga tegelikkuses pidi seda tegema juba aasta tagasi ja see, et pidi tegema aasta tagasi, kuid jäeti tegemata ja pikendati olemasolevat kallimat lepingut, tähendas see ju elanikele suuremat kulu. Ja selle, ma saan aru, otsustasite teie vallavanemana ainuisikuliselt ja ma arvan, et te tegelikult vastutate ka selle otsuse eest, et te läksite keskkonnateenustega kehtivat hankelepingut pikendama ja meie kõik maksime selle eest kõrgemat tariifi. Oleksite te õigeaegselt esimese lepingu lõpus pannud selle korraldatud jäätmeveo hankesse, oleksime me juba üle aasta nautinud odavamaid hindu. Aitäh! Tohib, ma vastan repliigile. Et sa kindlameelselt valet räägid, ei tähenda seda, et see tõeks muutub. Et esiteks selline lugu, et nagu ma ütlesin, riigiseadused muutusid. Mis tähendab seda, et kui oleks teinud selle hanke, ja see info oli meil ette teada, sest see oli menetluses see asi. Et kui me oleks teinud selle tollel hetkel, ehk see oli 2021 sügis, me täna oleks pidanud ikkagi tegema uue hanke, selleks, et neid sama biojäätmete ja muid asju nagu sinna sisse panna. On 2 korda hanket tegema. Ja teiseks oli teada, et tollel hetkel need hanked, mis tehti, ei olnud nagu liiga soodsa hinnaga. Ja kolmas asi, mis on juba täielik jama, on see, et mina ainuisikuliselt vallamajas otsustan seda, et millist lepingut me pikendame või millist mitte. Et sellist asja ei toimu Kiili vallas.
ja see kõik oli ülimalt legaalne, selles mõttes, et selles kehtivas jäätmeveolepingus oli pikendamise võimalus sisse kirjutatud. Aitäh. Indrek Ruustamil on veel viimane repliik. Jah, et seda, kas see oli legaalne, seda revisjonikomisjon veel uurib, et selles mõttes ärge olge nii kindel. Aga ilmselge on see, et konkurents ja avatud hanked toovad hinna alla, aga mitte selline vusserdamine, kus koha peal ilma vallavalitsuse otsuseta vallavanem kirjutab pikendamisele alla, sellest saab vallaelanikele ainult kahju tekib. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh volikogu liikmetele. Istung on lõppenud.